Tere tulemast vaatama ja kuulama Talendikogemuse labori 11. episoodi. Minu nimi on Teele ja olen Fontese arendusprojektide koordinaator. Tänases saates otsime vastust küsimusele, kas mentorlus on talendi kiireim areng. Ja seda vastust aitavad minuga leida Tiiu Allikvee ja Gunnar Toomemets. Tiiu ja Gunnar, kas te tutvustaksite ennast vaatajatele ise? Olen Tiiu Allikvee, olen Fontese konsultant ja mentorluse teemavaldkonna juht. Tervist, mina olen Gunnar Toomemets, töötanud paarkümmend aastat juhina, olen seotud ka Eesti mentorite kojaga ja ilmselgelt siis ka täna sellepärast siin, et aidata seda juhipoolset vaadet sellele teemale anda. Aga esimese asjana vaatame korraks lähiminevikku. Et milline oli siis mentorluse koht Eestis 15 aastat tagasi? 15 aastat on lühike, samas pikk aeg mentorluse võtmes ja tõesti 15 aastat tagasi, olgem ausad, mentorlusest ei räägitud. Seda sõna ei võinud kohata ja nii oligi. Siis oli päris tee algus ja kui ma võtan meie esimesi programme, mentorlusprogramme, siis tõesti esimestes programmides me võisime pool päeva arutada koos tippjuhtidest mentoritega, et mis see mentorlus on ja kas tal on mingi seos coachinguga. Ja nüüd siis me räägime ära selle 10 minutiga pluss siis podcastid asjad. Aga mis see seis mentorlusega Eestis praegu on või kuhu on tegelikult jõutud? No arvestades seda aega on jõutud päris kaugele, sest on väga palju organisatsioone, kes on võtnudki coachiva mentorluse enda DNA-ks, enda juhi DNA-ks, mida siis erinevate juhtimistasandite kaupa õpetatakse juhtidele ja ka jälgitakse, et kas siis see coachiv käitumine, mis on omane mentorlusele, on ka organisatsiooni igapäevaelus olemas. Pluss võetakse ka endale mentorit individuaalselt. Just, et ma tooksin selle veel juurde Tiiule täienduseks, et kui varasemalt seda mentorlust tehti võib-olla kogemata ja seda ei nimetatud nii ja väga üksikutes paarides, siis täna me näeme seda, kuidas mentorluse teema laieneb, ta läheb mitmetesse ettevõtetesse, ettevõtted teevad mentorprogrammides juba mitmeid lende ja see teema selgelt laieneb aasta-aastalt. Kas on mingid kindlad sektorid ka, kus see mentorlus siis levib? Või ta on universaalne? See ongi universaalne. Siin ei ole mingit pidurit, on see siis kolmas sektor, ärisektor, avalik sektor, see sobib tegelikult igasse sektorisse, ta aitab kõiki juhte, ta toetab kõiki organisatsiooni kultuure, et selles suhtes on ta tõesti universaalne ja ongi levinud nii avalikus sektoris, ärisektoris, ka kolmanda sektori programme oleme toetanud, et see sobib kõigile. Et üks sektor, mis on selgelt juba tugevalt arenenud, mida ka Tiiu varasemalt on rõhutanud, on haridussektor. Ja et kui mina olin arvamusel, et on ainult siis koolijuhtidel või õpetajatel mentorid, ei, et on mindud ka kooli sisse, kus tegelikult ka õpilasel on juba mentor. Nii et selgelt on sektorid, kes teevad seda juba väga laialdaselt. Ja hea, et sa Gunnar välja tõid, sest haridus ongi minu meelest üks eesrindlikumaid sektorid selle osas, sest seal on juba selleks suveks üle 80 välja õppinud haridusmentori, kes siis toetavad alustavaid koolijuhte, kes rakendavad paljud neist, mitte kõik muidugi, rakendavad seda coachivat mentorlust enda koolis õpetajatele, õpilastele ja on koole, kus seda rakendatakse päris esimesest klassist. Ja võib-olla haridusmaailma mõttes uue trendina on siis see, et see on liikunud ka alusharidusse, et tõesti juba neid oskusi hakatakse andma lasteaedade juhtidele, sest see kõik on ju kaasava hariduse osa, need võtted. Tagurpidi mentorluse saates me puudutasime sellist teemat nagu muutunud ootused juhtimisele ja olgem ausad, sellest räägitakse viimasel ajal üha rohkem ja rohkem. Gunnar, sina kui tippjuht, mida sina sellest üldsegi arvad? Ma toon sulle ühe loo, et Lexus Eestis me teenindame kliente Omontenashi
mis on siis 16. sajandist pärit Jaapani teetseremoonia põhimõtete järgi. Mis tähendab siis seda, et sa oled etteaimav, sa oled külalislahke ja sa oled selle kõige juures lugupidav. Ja kui ma keeran selle juhtimise vaatesse, siis mida see tähendab juhi jaoks on see, et esiteks ta peaks olema etteaimav selles mõttes, et ta hoomab keskkonda, hoomab organisatsiooni ja neid inimesi, kes seal sees töötavad. Teine, külalislahkus pigem tähendab seda, et sa pead looma selle keskkonna, et kõik need osapooled suudaksid omavahel toimida ja selle juures jälgida ka väliskeskkonda. Ja lugupidav, me võime ka öelda, et see on empaatia, et sa selle juures mõistad inimeste erisusi, et kuidas see kõik panna siis sinu soovitud eesmärgil ja strateegial tööle. Et mis ma ütlen on see, et ootused juhtidele on selgelt laienenud sellest, et ei ole ainult kasum ja kasumlikkus, vaid kuidas seda teha koos talentidega, saada need talendid enda juurde ja panna siis enda eesmärgil nagu tööle. Selleks kõigeks, et seda saavutada, tähendab see, et juht peab arenema. Ta peab ise enda jaoks läbi mõtestama, kuidas seda teha ja kuidas see siis toimib ühe või teise teema peal. Ja kui mõelda selle peale, et loomulikult on seda võimalik kõike ise välja mõelda, aga selleks läheb esiteks rohkem aega ja sa kolistad läbi mõned ämbrid, mida tegelikult oleks võimalik vältida. Ja ma näen seda, et mentorluses ja eriti loomulikult individuaalses mentorluses ongi see võlu ja võti, et sinu arengu katalüsaator, positiivne plahvatus, kuidas sa saaksid selle esimesel 2-3 trepiastmel liikuda kiiremini edasi. Et võib-olla selline väike kokkuvõte. Kas see mentor siis peaks olema sul organisatsiooni seest või organisatsiooni väljast? Sõltub, kui me räägime nüüd tippjuhtidest, siis tegelikult organisatsiooni seest võtta talle mentorit ei ole võimalik. Võib-olla tagurpidi mentorluse puhul, kui tõepoolest tippjuhil on vaja arendada mingit digioskust või midagi sellist, on see võimalik, aga pigem mitte. Et see tähendab seda, et sul on ikkagi vaja organisatsioonist väljaspoolt neutraalset vestluspartnerit, kes aitab sul fookus seada, on sinu jaoks peegel ja seda kõike saad sa paremini teha tippjuhina nagu maja välise mentoriga. Võib-olla ma lisaks Gunnarile juurde, et Gunnar, sa rõhutasid just, et see on nagu selline kiirendi katalüsaator, et kui juht tuleb, et siis on hästi hea, kui ta nagu, ei pea nagu ise kõikidesti ämbrid kolistama, aga samas see mentorlus sobib ju ka juhile, kes on olnud 5, 10, 15, 20 aastat, eks ole, et see ei ole ainult selline alustava juhi stardipakett, et tema saab selle mentori. Täiesti nõus, et kui näide tuua on see, et kui tippjuht vahetab sektorit, vahetab ettevõtet või soovib ise enda arengus astuda nagu järgmist sammu ja mentor selgelt aitaks täpselt samamoodi, kuidas spetsialist muutub juhiks, ka kogenud juhil astuda mingit järgmist sammu, et ma näen seal väga sarnaseid mustreid. Aga miks mentorlus, miks mitte coaching? See on nüüd küll öeldud Tiiu poolt ja mina kirjutan sellele alla, et mentorlus ongi coaching pluss. Et Tiiu on aidanud juhtidel kätte saada need coachingu võtted, aga miks mulle just nagu mentorlus on omane on see, et me tõime siin seda juhi arengut nagu sisse, et kui me oleme läbi arutanud, mis on need arengusammud, mis minu puhul töötab, kuidas ma edasi lähen, et siis ma saan ikkagi ka mentori käest nagu kogemusnõu. Coachingu puhul see on justkui keelatud, aga mentori puhul ma näen siis, et kuidas see tema puhul toimis ja mis on see, mis mina saaksin sealt endale üle võtta. Ja hästi nõus, see on suurepärane valem, kuna sageli kiputakse konkureerima, et kumb siis oli enne või kumb on laiem või kumb on pikaajalisem, aga tõesti meie meeled rahunes, et kui paar aastat tagasi ühel mentorluse coachingu konverentsil suurelt lavalt öeldigi see valem alla, et nagu selline füüsikaline tõeline valem, mentorlus võrdub coach pluss ja just mida Gunnar ütles, et see kogemuse rääkimine, et see on lubatud, täiesti sisse kirjutatud ja lisaks, kui me võtame organisatsioonisiseseid programme, et siis see väärtuste edasikandmine, et tegelikult üks asi on koosolekul asju rääkida, aga teine asi on, kui mentor nagu käitub vastavalt, ta räägib sulle organisatsioonist, selle väärtustest ja mentor võib olla ka selline võrgustike laiendaja, uste avaja, et omamoodi selline tugi järgmiste karjäärisammude teel.
sest ja mentor on eelkõige juht, välja arvatud tagurpidi mentorlus. Aga coach võib olla tegelikult inimene, kes on lihtsalt läbinud kursuse, tal ei ole seda rahvusvahelist nõuet, et ta peab tingimata olema juht. Aga mentorina eeldatakse juhti. Et võib-olla need paar erinevust. Ma toon ühe hästi elulise näite. Juhil on käsil suur organisatsiooni muutus või lausa 2 organisatsiooni liitmine ja ta soovib selles olla edukas ja liikuda võimalikult kiiresti, et ettevõte saaks siis normaalselt toimima. Ja mentori eelis ongi see, et ta on seda suure tõenäosusega teinud ja nad saavad koos minna, mis tema jaoks on oluline. Et ma näen, et coachingu puhul jääks see pigem selliseks diskussiooniks, kuidas sa seda teeksid. Aga mentorlus astuks sealt sammu veel edasi, kuidas seda on tehtud ja võtame selle parima praktika ja mõtleme, kuidas see sinu jaoks oleks sobilik. Siia ei lisakski midagi ja kindlasti me ei ole coachingu vastased ja ise igapäevaselt ka tegutsen coachina, et selles ei ole teema. Need coachingu võtted on kindlasti kõik mentorite nagu tööriistakastis olemas ja peavad ka olema. Fontesel on sellel aastal selline eriline aasta, et tulemas on 15 coachiva mentorluse programm. Tiiu, kas sa tahad paar sõna sellest rääkida? Jaa, hea meelega. Tõesti, sellel sügisel alustame me 15. programmiga, mis on siis juubeliprogramm ja terve juubeli aasta on siis nagu tulemas, mida me tahame siis pidulikumalt teha ja Gunnar on ka sellega väga-väga seotud, sest tema on üks meie eestvedajatest seal programmis. Mis tähendab, et me juba nüüd kevadel alustamegi gruppide komplekteerimist, ootame sinna nii mentoreid kui menteesid ja see programm on tõesti juubelihõnguline, seal on lisategevusi disainitud, kindlasti üks suurem kokkusaamine, kuhu me ka vilistlasi kutsume ja selles suhtes me oleme hästi ootel ja loodame, et keskkonnaolud siin meid ei sega sellel teel. Mis ma selle programmi veel juurde võib-olla tahan öelda, et me oleme täna rääkinud saates individuaalsest mentorlusest, kus on siis üks paar koos. Ja selle programmi üks lisaväärtusi, mida ka osalejad ise on välja toonud, on see, et osalevad mentorid väga erinevatest sektoritest. Miks see rikastab on see, et teiste sektori esindajad näevad, kuidas organisatsioonid toimivad, millised väljakutsed on, millised on sarnasused, millised on erinevused ja selgelt läbi selle ühtepidi siis nagu võrgustiku laiendamise endal kui juhina, teistpidi siis saada ka teiste organisatsioonide lugusid ja näha, mis nendel on laual. Ja kui korraks vaadata minevikku, siis tõesti hiljuti leidsin sellise fakti, et cross-mentoring ehk organisatsioonide vahelisi programme hakati maailmas tegema alles 2000 aastal. Ja ega me sellel hetkel ei teadnud seda, kui me 2007 ise alustasime erinevate organisatsioonide programmiga, aga tuleb välja, et me olime päris maailmapildis oma sammudega. Ja kindlasti on see rikastavam, seda tõesti iga programmi tagasides tuuakse välja, et väga hea on oma organisatsioonis, aga see on nagu see plusspool veel. See 15 tundub, et on meil saate selline maagiline number, et me alustasime vestlust tagasivaatega 15 aasta tagusele ajale, milline oli mentorlus Eestis siis nüüd on tulemas Fontesel 15 coachiva mentorluse programm. Mis te arvate, mis on seis mentorlusega Eestis 15 aasta pärast? Mina näen seda selliselt, et kindlasti on see süvenev ja järjest rohkem juhid mõistavad olulisust, et kuidas siis seda talenti enda juurde saada, hoida ja kui palju juht peab tegema sellest enamat, kui ainult olla näiteks kinni numbrites ja selles visioonis, kuhu edasi liikuda, vaid et kui palju tuleb tähelepanu pöörata meeskonnale. Nii et ma selgelt näen, et juhtimise poole pealt mentorlus laieneb, kuid enne mainisin seda, et olen seotud ka Eesti mentorite kojaga ja meie soov on see, et mentorlus laieneks veelgi rohkem, et me ei räägiks ainult juhtimisest, juhtidest organisatsioonist, vaid et see laieneks rohkematesse sektoritesse, nii nagu see on täna esindatud mujal maailmas. Võib-olla seoks selle teemaga kaasaegse talent advisory teemaga, kus üks väljendid ongi, et juht kui mentor. Et tegelikult juhilt oodatakse üha rohkem selliseid
tööriistu ja tehnikaid, mida ta siis kas üks-ühele vestluses või mujal kasutab ja lisaks sellele ta on suur tugi nagu personaliüksusele, et enam ei ole personaliüksus see, kelle poole ideaalis ei ole, pöördutakse, et toodagu, antagu mulle uus töötaja, vaid tegelikult juht peab üha süvenenumalt ise liituma selle värbamisprotsessiga, talentide karjääri tee planeerimisega organisatsioonis, et ta saab nagu seda vastutust juurde. Ja kui sa küsisid, et mis siis võiks tulla, et täna hommikul siia tulles tõesti vaatasin meie 10. juubelikonverentsi, mis siis oli umbes 4,5 aastat tagasi, slaide ja mis ma sealt leidsin? Leidsin viimased slaidilt, mis on mentorluse tulevik. Ja vähem kui 5 aastat tagasi me olime öelnud siis sellised asjad, et mentorluse tulevik on Skype'i mentorlus, dialoogi mentorlus ja tagurpidi mentorlus. Ja nüüd vähem kui 5 aastat hiljem on need absoluutselt ammu tehtud juba aastal 2018 Eesti pool käivitas esimesed ülebaltilised tagurpidi mentorprogrammid. Skype'ist me ei räägi, siin on neid kanaleid palju rohkem, valude sunnil juba ja dialoogi mentorlus on samamoodi täiesti toredaid samme tegemas. Et selles suhtes, kui sa küsid, et mis see tulevik toob, siis ma arvangi, et see on selline, et võib-olla kandideerimisel juba juhikonkursil on suur pluss, kui sul on rida CV-s, et ma olen läbinud mentorkoolituse, coachiva mentorkoolituse või ma tegutsen mentorina või kuulun kuskile mentorite kogukonda, et ma arvan, et ja loodan, et see saab visiitkaardiks. Ma toon selle elulise näite, et organisatsioonidel on igapäevaselt vaja arendada endale järgmist põlvkonda juhte, arendada oma inimesi ja ma näen seda, et see mentorlus on selgelt kõige tõhusam vahend ka organisatsiooni sees, muutuste juhtimisel ja uue põlvkonna arendamisel, et saada seda inimeste arengut võimalikult kiiresti ja loomulikult läbi seda juhtimiskultuuri ühtlustamist. Me käitume ühtmoodi, me hoiame oma meeskondi sarnaselt. Aga kui nüüd kellelgi tekkis mõte, et sooviks endale individuaalset mentorit või ta tahaks ise arendada enda mentori oskuseid, siis kuhu ta peaks pöörduma? No me lahkelt kutsume teda Fontesesse, sest tõesti aastate jooksul me oleme pikkades poolaastates programmides koolitanud välja üle 800 mentori, meil on suur varamu ja samas, kui ta ise tahaks siis meid mentori oskusi omandada, arendada, siis tõesti sügisel me juba alustamegi uue programmiga, kuhu õige pea saab juba kandideerida, liituda ja on plaanis ka hakata tegema lühemaajalisi mentorluse baasoskuse koolitusi, et ootama, andke endast märku. Aga, head külalised, kas mentorlus on talendi kiireim areng? Mina kirjutan sellele nagu 2 käega alla, et kui võtta tippspetsialist, kes on astunud karjäärisammul juhi positsiooni ja ta on nüüd esimest nädalat juhi positsioonil mõtleb, et mida kõike ma pean tegema, millises järjekorras nüüd, kus ma olen nende inimeste jaoks juht, mitte nende kolleeg, siis kui mentor on seal kõrval, siis see esimesed 2 kuud näiteks võivad olla oluliselt kiirema tempoga, kui seda mentorit seal kõrval ei ole ja see uus juht peab kõik selle näiteks ise välja mõtlema ja et kindlasti kirjutan alla. No ma lisaksin omalt poolt, et kui inimene on valmis, tuleb ka õpetaja. Nii et oleme siis valmis. Suur aitäh teile, Tiiu ja Gunnar, et tulite saatesse ja arutlesite mentorluse ja talendi arengu teemal. Aitäh! Edu kõigile!